Kas lõvimärk on seotud ainult uhkusega, ülbusega, julgusega ja domineerimisega? Mis on selle märgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle lõvi sodjaagi märki ja räägin sellest lõvi energiast. Sodjaagi märgid on 12 erinevat energiat, mis tulevad meieni läbi päikese. Me võtame neid energiaid vastu, me jagame ka energiaid välja. Nüüd lõvi sodjaagi märk on meil samuti esindatud kõikidel sünnikaardis. Sõltub sellest, et milline astroloogiline maja algab sul siis sünnikaardis lõvimärgis. Astroloogilised majad oma olemuselt on loomisruumi sektorid ja iga astroloogiline maja sümboliseerib mingisugust teatud kindlat eluvaldkonda. Nüüd meie isiklikus sünnikaardis võivad olla meil ka mõned planeedid lõvimärgis, aga kindlasti on meil mingi teatud astroloogiline maja lõvimärgis ja just see valdkond ja ka need planeedid, mis on lõvimärgis, hakkavad meile ilmutama elu jooksul ikkagi lõvimärgile omaseid omadusi. Ja siit kohalt ongi siis hea teada, et mida peidab lõvimärk endas siis nii-öelda sügavamal tasandil. See kirjeldus, mida ma sulle annan, ei ole nüüd päris klassikaline astroloogia kirjeldus, vaid see peegeldab natukene sügavamat tasandit. Seega võtasid kõik see, mis sinuga resoneerub ja see, mis ei resoneeru, see pane rahulikult kõrvale. Lõvimärgis me hakkame tunnetama ennast isiksusena ja lõvimärgis on esindatud nii naispool kui meespool, nii hea kui halb. Lõvi on tulemärk, mis tähendab siis seda, et selles märgis on esindatud kirglikkus, tulisus, jõud, mis nüüd teadvustamata kujul hakkab pigem looma kaost ja hakkab pigem lõhkuma meid ennast või ka ümbritsevat. Nüüd lõvimärgis, kui hing alustab oma teekonda, ta puutub kokku kõigepealt sellega, et ta joob nii-öelda lonksukese sealt kannatuste karikast. Ja mida see tähendab? See tähendab siis seda, et lõvimärgis me hakkame võib-olla isegi valusalt kogema egopurustusi. Ja selleks võivadki meie ellu tulla erinevad olukorrad, mis võivad põhjustada meile kannatusi, mis panevad meid mõtlema ja natukene sissepoole vaatama, et kus ma võib-olla võin olla liiga isekas, liiga egoistlik, liiga ülbe või domineeriv. Need kõik on lõvimärgi varjupooled ja meil on väga oluline teadvustada elu jooksul, et mis on nüüd selle lõvimärgi varjupool ja avada selle märgi positiivset potentsiaali. Lõvi sümboliseerib tugevat isiksust, individuaalsust ja kui nüüd see märk ei ole meil läbi töötatud, ehk me ei ole aru saanud selle lõvimärgi peamisest tähendusest, siis me hakkame ikkagi väljendama seda lõvimärki või selles kohas, kus meil lõvimärk asub, me võime hakata käituma ikkagi liiga domineerivalt ja liiga ülbelt. Kuid lõvimärk õpetab meile seda, et kõik on siin maa peal oluline. Kõigepealt me saame aru, kes olen mina ja siis me hakkame märkama ka teisi, et mina olen oluline, aga ka teised on sama palju olulised. Lõvimärk esindab suurepärast juhti, juhul, kui see märk on hästi läbi töötatud. Mis tähendab juhtimine lõvimärgiga seoses? See tähendab seda, et enne kui me saame hakata üldse kedagi teist juhtima, peame me õppima juhtima iseennast. Me peame iseennast tundma õppima ja me peame kasvama teistele eeskujuks. Alles siis me saame hakata teisi juhtima. Nii öelda, et enne kui me hakkame teisi valitsema,
tuleb meil valitseda iseennast ja seda õpetab meile lõvimärk. Lõvi on ka fikseeritud sodiaagi märk, mis sümboliseerib siis seda, et lõvis me õpime looma sellist stabiilset, kindlat keskkonda, kus toimub kasv, sellist keskkonda, kus kõikidel on hea olla. Ühelt poolt küll lõvimärgi sõnum on, et me peame leidma üles oma individuaalsuse, autentsuse, et me peame eristuma massist, kuid samal ajal me ei tohi minna isekaks, ülbeks ja domineerida, vaid me peame väärtustama kõike, mis meid ümbritseb ja ka teisi inimesi, et me ei tohi tegelikult siis samal ajal panna ennast teistest kõrgemale. Seega lõvi on teejuht oma eneseteostuse teel. Kuidas sa saad ise natukene aimu sellest lõvimärgi energiast või ka sellest, millist elusektorit lõvimärk sul puudutab, siis on hea aeg ennast jälgida sellel perioodil, kui transiitne päike siis läbib lõvi sodiaagi märki ja see on igal aastal perioodil umbes 20. juulist kuni 20. augustini. Ja just sellel perioodil jõuab meieni võimendatud lõvimärgi energia. Sa võid panna tähele siis, kus sa võib-olla kipud liialt domineerima, kus sa liialt tähtsustad ennast. Sa võid vabalt ka sellel perioodil saada väga olulisi egoga seotud õppetunde. Ja samuti pane sellel perioodil ka tähele, et kus sinu enda individuaalsus läheb kaduma, et kus sa ei ole autentne, sest lõvi õpetab meile olema autentne. Ja kui me ei ole autentne, kui me tahame meeldida teistele või domineerime kellegi üle egoistlikult, siis meil võib kannatada süda, kuna lõvi valitseb kehaorganitest südant, siis südameprobleemid ühel juhul on seotud lõvimärgi vale kasutamisega, et me ei kasuta selle märgi positiivset potentsiaali ja me ei tööta läbi selle märgi varju poolt. Et sellepärast on ülioluline, et me püüdleksime sellise autentsuse poole, aga samal ajal, et me säilitaksime selle südamlikkuse. Et nii nagu see süda meile ütleb, et lõvi valitseb ju südant, et me peame säilitama selle südamlikkuse. Samal ajal olema autentne ja samal ajal arvestama enda ümbritseva keskkonnaga, teiste inimestega. Sellised mõtted sulle lõvi sodiaagi märgist ja lõvi energiast. Kui sulle meeldis see video, siis pane like ja telli kanal, jaga seda sõpradega. Kindlasti ma soovitan sul vaadata ka teisi sodiaagi märkide videoid, sellepärast et kuna me kõik oleme mõjutatud ju kõikidest sodiaagi märkidest, siis sa võid saada enda jaoks väga olulisi taipamisi. Ja kui sa soovid isiklikku sünnikaarti või tulla astroloogiat õppima, siis minu kontaktid leiad siit video alt. Ja näeme juba järgmises videos.